Tere tulemast tagasi Seikluse küttide kanalile. Oleme tegemas oma sõbra Jakoga võidusõitu Eestist Tšehhi. Meie sõidame molliga, Jako hääletab. Eelmises osas jõudsime me kõik õnnelikult Tšehhi. Korjasime lennujaamast Rolandi ja Jako peale ning festival võiski alata. 3 päeva teis ägedaid showsid, head muusikat, mõnusat seltskonda ning ka poriseid varbaid. Peale kõike seda hullust on aeg tagasi kodu poole sõitma hakata. Oleme jõudnud Poola, tulime tankima jälle, tankisime paagi täis, Sander arvutab, mis meie keskmine kulu on, et selle Tšehhi kütusega sai 484,7 sõita ja ei olnud veel täitsa tühi, nii et 9,7. Yes! Alla 10. Ja nüüd võib rahuliku südamega ära nullida selles, et plups ja hakkab otsast pihta. Nagu aru saada, siis meie autole ei meeldi väga need suured maanteed, et pigem sõita neid pisikesi kõrvalteid. Saab natukene aeglasemini sõita ja säästab kütust. Pesupäev, suur pesupäev on täna. Aidu hea tšekk. Mis sa ostsid ka? Ma ei tea ju. See on nii märg. Me paneme kõik enda festivali sopased riided, paneme sinna sisse. Mõned mustad asjad ka, mis on meil tekkinud. Ja ei ole väga kallis. 20 slotti on pesumasin ja 10 slotti on kuivati. 20 on umbes 5 siis. Ja siis kõrvalt sai pesuainet ka veel. Mis tahtis meil tünksi teha algul, ei lastud välja, aga siis sai aru, et ta ei andnud meile pesupulbrit. Ja siis andis ikka. Selgus tõsiasi, et kuivati katki, siit on see, mis kinni hoiab seda luuki katki ja siis ei tööta. Üli lahe, pesu on juba pestud ja see on märg. See oli nagu üks ainuke põhjus, miks me tahtsime neid ära pesta. Ja me saaks ära kuivatada. Need olid festivalist vihmast märjad täiesti. No kui me ei saa seda kasutada, siis ma tahan seda raha tagasi, mis ma selle eest maksin. Sandra läks siis full Karen moodi ja siis läks ütled, et tansu mulle raha tagasi. Ma olin nagu kurjalt algus, ma olin nagu mingi, et meil ei ole aega sellise asja jaoks nagu, et me peame nüüd teisi tanklasse sõitma kuskile kuivatama, et kas ma tahan raha tagasi. Siis ta oli mingi, ta küsis algus, et 15 slotti või, ma ei mäleta täpselt palju see maksis, kui see oli vist 20. Aga savise eur, ma sain vähemalt ülejäänud raha tagasi. Panime enda pesu kuivatisse. Pesu kuivatas 20 minutit 40 kraadiga. Siis tegin luugi lahti. See pesu oli sae, aga see oli märg. Ja nüüd städi pani uuesti mingi enda töötaja kaardiga selle läbi. Läks nüüd 40 minutit ja 60 kraadi. Läks ju 60 kraadi, siis teeb ta kuivaks. Loota võib. Nüüd meil on 40 minutit veel aega. Andris tahab veits poodi minna. Otsisin ka mootoriõli ja jahutusvedelikku, sest ma nägin ühte õli tilkamas ja festivalil oli näha, et õlitase on natukene langenud. Nüüd tagasi pesumajja. Täiesti märgad. Täiesti märjad ei ole, aga need ei ole kuivata. Nüüd ta on siis 30 minutit kuivanud. Ei, rohkem, 40, 50, 60 minutit, tund aega. Need on täiesti märjad. Ei, ma juba tunnen siit eest. Kuradi traier see on. She's mad. Saime enda märjad riided tagasi ja nüüd teeme enda autost suure kuivati. Reaalselt me panime ju teist korda suurema temperatuuriga kauemaks ajast need kuivama sinna. Need on ikka märjad. Aga see onu ei andnud meile raha tagasi. Ta mingi, te peate helistama sinna kohta, siis äkki saate. Aga ma mõtlesin selle peale, et kui ma helistan sinna välismaa numbrile, raudselt see kõneminut läheb mul lõpus kallimaks maksma, kui ma kõik enda detailid pean sinna andma, kui see, et ma maksin selle kuivati eest 2,50. Nii ma ei viitsi lihtsalt. Okei, 2,50 on tegelikult nagu jah. Tuleb palju nööri panna, palju nööri. Õnneks mul on palju nööri. Ja mul on juba idee ka, kuidas ma panen. Mul on ühed pisikesed augud. Oo, see on päris hea. Kappide külge. See on täiega hea plaan, jah. Also, kuidas teile meeldib meie festivali jälgne segasuma suvilja, mis siin eksisteerib? Tegelikult see on jube palju rohkem puhtaks tehtud, kui see oli sellel päeval, kui me festivalilt lahkusime. See oli jõhker, mis siin toimus. Siit läbi. Ja siis siia. Jaa. Sinna, kus Jako chillib, sinna paneme mingid siuksed riided, mis on lühemad, vaata. Siis ei lähe vastu pead.
Teibituuning on tagasi teemas. Nagu ka kunagi kapile pidi panema, sest see lihtsalt ei püsinud kinni. Midagi nagu on ka. Paneks ühelt teise poole. Mehi hästi. Siia. Kui saad. Saan küll. Mis meil siin toimub? Sandra. Tere! Võtke see rätik, pange siia. Läheb siia. Peaaegu said ise peale. See on väga naljakas, mis siin toimub, aga... Issand jumal! Mahud ära. Tundub küll. Või Maxier töötab täies võimsuses. Vaata, mis padari näitab. 13,1. Ja praegu väike. Pilve taga. Midagi laeb. Võib-olla mu trossikud lendavad jakala pähe. Jaka tundus meelitavalt. Kuidas siit välja saab? Sa saad sealt keskelt täpselt läbi. Aga jaa, me sõidame nüüd Wroclawi ja lähme sööme Poola klassikat, flakisuppi. Me otsime restorani, flakisuppi saab. Jako tahtis ka ilgelt süüa, nii et proovib ära. Ütle millest lõpp. Ei, see enne rääkisin. Sa tahtsid midagi. Puhas veiseliha. Ei, sa ütlesid midagi rõved. Ei, see on literali Ei, veiseliha. sa ütlesid midagi muud. Mingi soolikud ja asi. Lambasooles vorsti seedi. Jaa. Kus on probleem? Sama kallis pudel Nagu see supp oli. Ehk siis mingi 6-70. Ma võtsin selle täiesti tikas. Ma 6-70 veel. No jah, ja tagasi ka ei anna. Vesi on skämm. Tegelikult no, supi eest 6-70 maksta on lihtsalt, aga vee eest ei ole. Vaata, kui ilus inimene seal on. Seal. You got bamboozled. Siis kohe teist-testi ka. Teist ja see on nagu natuke teistsugune, kui me tavaliselt seime. Me oleme söönud sugust läbipaistvat. Siin on korralikult plombid sees ju. Vaat seda. Mis see on? See on lehma magu. Jämm. See õhnab väga hästi. Selle vastu ma ei saa vaielda. Seda me siis teeme maojupi. Jako nägu oli juba. Suu paneb. See on juust või juuksekõrv? Me ei taht juust. Loodame. Teist kuud. Jako kaameramehes. Sa oled julge poiss, ma tean küll. Aga pehmet liha. Võimele ongi lennuki onu eest. I smell pisu. Jako proovib lihtsalt vedelikku siis. See on juust. See on juusti ma söön. Mingi lehma maitse on tervelik. Holy shit, ongi nii kallis. 51,23. Ja mis sa ostsid? Oliive. Ole. Aga need on bänger oliivit. Otse Itaaliast. See vend pani sinna kulmi peale, et nii palju sobida. Jako vaatas mingi, fuck it, pane. Teie vesi pole sittagi sellega. 50 € oliivid ära. Need tulebki raha ära võtta. Ta tahtis ju kõike muud ka sulle kahendada. Ta oli mingi, see vend maksab. Pisar ka silmas natuke. Ei no, kui sa maitsed seda, siis tegelikult mingi 30 € läks nõus maksma. Hans läheb teeb kohe autoinspektsiooni üle. See auto on meie kõrvalt ära läinud. Mida? For real. Mida? Tegin siia rämedalt lihtsalt sisse löönud. Ta on täielikult sisse löönud meil auto. Jaa. Võib-olla ei ole just parim hetk vlogida, aga ma arvan, et see on osa reisist. Parkisime auto Poola parklasse. Väga napikas koht, kuhu üldse parkida. Hakkasime sööma minema ja Hans jooksis veel tagasi, et teeb igaks juhuks pilt, et kuna nagu on kitsas koht ja
kes meie kõrval oli, siis oli väga vähe ruumi, et väljuda sealt. Tuli, tegi igaks juhuks pildid, chillisime linna peal, kõik oli tore, hästi, tuleme tagasi, vaatame. Mölgid sees, mingi detail, eest mingi osa kaasa võetud. Ja nüüd kindlustusega väike lõbus jauramine õhtupoolikul. Vihkasin juba Poolat siis, kui nad ei võtnud mind häälega edasi kuhugi Tšehhi. Vihkasin Poolat siis, kui sain turul 50 euro eest oliive, mis võib olla ka minu viga. Ja vihkan Poolat ka praegu. Kuigi üldiselt on tore riik, lihtsalt halvad kokkusattumused võib olla. Siit on näha, et natuke on midagi sisse sõitnud. Siis siin on näha, et siin on nagu mõlk ja need valged jäljed. Siin all on mingid valged asja näha. Ja siit on terve see nurk meil maha sõidetud. Nagu siin on see nurk olemas. Ja siin ei ole. Aga hea asi on veel see, et mingi naaber, kes meil seal taga on, ta tuli siia, ta nägi, et me nagu vaatsime vaata välguga. Ta ütles, et see ei olnud see auto, kes meil enne siin kõrval oli, et ta sõitis eest ära, et aidata parkida 2 vanemal mingil Hollandi tüübil siia, mingi 2 vana meest. Neil oli 2 parkimiskohta ja nad ei suutnud nagu siia vahele ära parkida. Ja, nad kasutasid neid 2 parkimiskohta, nad ei saanud ise hakkama ja see mees oli aidanud neil siia parkida. See, kes see naaber seal on, ta ütles, et ta nägi, et see inimene tegi nagu ülikahtlaselt nagu pilte meie karavanist millegi pärast ja ta kirjutas selle pärast nende autonumbri üles. Ehk siis nagu meil on mingi juhtnöör. Meil on autonumber olemas, see on väga suur asi. Halb on see, et on nagu Hollandi number, aga me see samas Euroopa äkki see kuidagi töötab. Ühesõnaga me ootame vist politseid, sest ma sain aru, et nad ütlesid, et me ootaks siin, vaata järelikult neil on vaja fikseerida. Peab olema politsei poolt fikseeritud, et siis saaks kindlustusse edasi anda selle. Aga ma ei tea, kuidas see töötab, kuna 2 rahvusvahelist autot ja Poola politsei ja kuidas see sakkermahker see toimub. No vähemalt me ei ole kuskil Lõuna-Ameerikas või midagi. Ja. Et Euroopa. Ja oli Hollandi auto, lihtsalt mingi 2 vana pässi arvasid, nad on ilgelt kõva mehed. Ja see Fella Travelel, kes selle numbri üles kirjutas, tõmast oli super palju hobis. Ja. Ma ei tea, kas me oleks kuidagi muidu mingit juhtlõnga saanud. Vaatame politseid. Vaatame, mis saab. Me ootasime politseid 4 tundi. Nagu 1,5 tundi tagasi umbes läksin voodisse, et magama jääda ilmselt. Ma ei tea, 0,5 tundi magasin võib-olla. Ja siis ma kuulsin mingid ülikahtlasi hääli. Siis ma ei tea, ma hakkasin räigelt parama. Tuli nagu siuksed hääled, nagu kui sa lülitad seda taskulampi oot, siis niimoodi ümber terve vänni. Ja siis oli mega kahtlane, siis ma hakkasin piilama vaikselt. Kedagi ei näinud. Ja siis mul tuli siuke põiekas, ma käisin vetsus ära. Tulin just voodisse tagasi. Ja kohe oli keeras auto kõrvale mingi kop. Ma olin üleval. Meil anti mingi selle juhtumi number, mis nad kirja panid. Saame homme minna sinna politsei office'isse ja seal peame midagi kirja panema täpselt. Võib-olla see aitab midagigi. Aga meil läks vaja selle venna käest umbes täpselt aega, millal ta selle kirja pani. Ta kirjutas selle dokumenti üles enda telefoni. Võtan väikse notesi koos kleipsuga, sest me ei taha siia jääda siin bad memories. Ja siin on nagu siuke lärmakas ka natuke jumal. Ühesõnaga, see mendijaam pidi olema räme crack house. Sandra vaatas netist. Loeb kommentaare, mitte midagi head sealt ei tule. Aga nagu tundub mingi sitt, mida tahaks läbi teha praegu. Täna hommikul me sööme oliive ja chipse. Tundub, et müristab seal. Kõik on korras. Ei ole ammu vloginud siin reisi peale ka. Festivalil, aga siin on üks lahe puu, nii et vaadake, kui lahe puu see on. Ma vlogin seda puud siis. See on mingi joomapuu. Siin käivad noored joomas. Teeme puude ringi peale, katsume puud, äkki on õnne puu.
nüüd kui ei ole õnnepuu, on needusepuu, siis vist koju ei saagi. Ostsin just bussipiletid ja saan bussiga Tallinna. Oi, minu autokene juba lahkub. Oodake mind ka. Oodake. Käisime just politseieskonnas, ütleme nii. Mees tuli, ütles, et blablabla, üritas inglise keelt rääkida, väga ei saanud hakkama, midagi sai. Ütles, et helistab translatorile ja siis me peame 14.30 siin olema. Rohkem 2 tunni pärast. Ma tean, see on nõme, aga nagu... Täiega nõmeks, ma tean enda alateadvuses, et mitte midagi ei tehta ja mitte midagi ei juhtu. Ja ma lihtsalt raiskan enda aega. Vajaks, et nad leiaks mingi kaamera, kuhu peale on jäänud see auto. Mul oleks vähemalt pilt sellest autost, siis ma postitaks selle kas või kuhugi. I don't know. Kuhu sa postid? We have all the details too, nagu. Äkki ma saadan meili kuhugi Hollandi politseisse. I don't know, let's see. Oled sa valmis selleks pikaks bussisõiduks? Jaa, ma võtan 2 õlut ka. Ilusat reisi sulle. Täname. Näeme juba Eestis. Kena Peps. No nii, ongi läbi see seiklus vaikselt. Tuleb veel pikad bussisõidud teha. Wrocławist tuleb 10 minuti pärast buss, mis viib mind Varssavi. 4 tundi umbes ja siis mul on keskööni aega. 7 tundi on mul aega veel Varssavis ringi vaadata. Leidsin selle äpi Couchsurfing, kus Riias tahtsin öömaja saada, sellega ka ei saanud. Ja siis seal oli veel lahe asi, et saab lihtsalt inimestega kokku saada. Ma üritan võib-olla seda kasutada, keegi tahab muuga chillida, siis loodetavasti 7 tundi või nii. Aga jah, praegu kell on 3:41 ja tagasi Eestis ma olen homme 17:45. Flixbus on väga mõnus selles mõttes, et toimib suht üle Euroopa. Kohe kui netis ostad pileti, siis näed, millisesse peatusesse pead minema ühe nupuvajutusega. Sain sellega siia nüüd. Ikka tuli väike mure, et 3 minti juba üle ja et kus on. Siis vaatasin piletit, siis seal oli, et jälgi nagu reaalajas kaugel on ja seal on kenasti maha tõmmatud esialgne aeg ja näitab, et jõuab nüüd hetkel 3 minuti pärast. Suur linn ikka edinetakse. 13.09 näitab nüüd, et täitsa hilineb oli seal kirjas. Ennem oli mingi roheline märk. Nüüd on roheline muutunud oranžiks ja avastasin veel teise asja, et ma täitsa näen, kus see buss on kaardi peal ka seal. Ja mul on nüüd 0 muret. No nii, 20 minutit hiljem ja Flixbus seal ongi. Aga jälgisin kogu aeg äppi ja ei olnud üldse mingit paanikat. Super lahe. Meil on tund aega. Nüüd ka mõtlesin, sõidaks sealt koha pealt läbi veel, kus eile see accidente juhtus ja käime seal mendis ära, vaata mis saab. Sain päris palju infot veel selle auto kohta netist. Meil oleks vaja mingit ühte kaamerapilti, et see auto oli seal kuskil või lähedal või midagi sükest. Nüüd oleks võik pardakaamera oleks nagu sitaks kasuks olnud. Aga lihtsalt ei ole olnud seda raha, et soetada. Aga kui soetada, siis süke, et kui mingi õnnetus juhtub, kui sind autos ei ole, siis ta salvestab ka selle asja ära. See auto, kuhu ma sedeli vahele mõni neile on siit lahkunud. Kahjuks ta ei ole meile küll kirjutanud, aga ma ei tea ka, kas see sedel jäi sinna kojamehe vahel ilusasti. Kas ta lihtsalt ei näinud seda või ta lihtsalt ei viitsinud kirjutada. Kuigi ta nägi väga abivalmis vend välja. Tulime just politseijaskonnast ütluse andmast. Meil oli tõlk ja meil oli siis politseitädi, kes selle kõik üles kirjutas. Andsime enda ütlused ära. Mis juhtus, mis kellaaeg, blablabla, mis autot nähti, pealtnägija, kes nägi. Toredad olid inimesed, aga lähme linnast minema. Keeruline juhtum, loodame, et tuleb lahendus. Ja, kõik see information tuleb mulle e-mailile Poola keeles. Ise saame tõlkida, aga vähemalt tuleb. Ja me saime ka mingid paberid, et loodame, et me saame lõpuks selle enda kindlustusele ka edasi anda. Ja, et pildid peame ka saatma politseile. Pluss enda kindlustuspoliisi numbri. Ostsin liitri jahutusvedeliku, 5 liitrit oli see sama õli, mis ma Eestis tõstsin General Motors. Aga selles suhtes Eestis tuleb vist jälle üks uus õlivahetus teha. Kuna meil mootor natuke viltu, sukse kraadi all, ja siis seal on seal mootori klapikambri kaane
peal on siuke õhutusseen nii-öelda ja see on siukse nurga all ja siis ta hakkab koguma sealt ja siis ta kogub seda õli sinna sisse, aga ta on siukse nurga all, et ta saadab selle mulle õhu sissevoolu, saadab selle õli, mitte ei saada tagasi mootorisse. Ma peaks selle seene saama kuidagi sirgeks sinna peale, mitte ta on nagu nurga all. Ma arvan, et see on probleem, aga no ei tea, eks paistab. Jahutusvedelik tuli vilgub, aga ma vaatan, jälgin temperatuuri, kui läheb liiga kõrgeks. Ma arvan, et see sama paisupaak, mis meil natukene muteerus, on probleem, kas sealt kuskilt vahelt imitseb natukene midagi, sest ma all tilkumas ei ole näinud midagi. Praegult see vilkuv tuli näitab seda, et õhk on süsteemis. Sõidan sinna parkimiskohta, peatumispaika ja siis vaatan asja korralikult üle. Peale autole sissesõitmise intsidenti ja politseiga jamamist oli meil suurtest linnadest täiesti kopp ees ning otsustasime hoopis mööda pisikesi Poola teid sõitma hakata. Sellel reisil oleme me kõik üht või teistmoodi pidanud Poolas pettuma. Loodetavasti pakub Poola siiski tulevikus meile ainult häid emotsioone. Kuidas aga kulgeb meie tagasitee Eestisse, seda näete juba varsti uues osas.